Mis on Carmelo Anthony versioon juhtunust? Osariik on lõpetanud oma süüdistuse mõrva kohtuprotsessil, kus kergejõustiklane pussitas teise sportlase surmavalt võistlusel. Küsimus on selles, kas juhtunu oli mõrv või enesekaitse. Me oleme üks väheseid meediakanaleid kohtusaalis, kes annab teile kõik üksikasjad sellest, mis toimub reaalajas. Ma räägin teile ka, miks ühe tunnistaja ütlused panid ohvri Austin Metcalfi perekonna täna saalist lahkuma. Me kajastame juhtumid Law and Crime'i esituses. Mina olen Chris Stewart. Täna hakkas kaitse lõpuks rääkima oma versiooni loost ühes riigi kõige tähelepanuväärsemas mõrvaprotsessis. Carmelo Anthony tulevik on kaalul ning tema advokaadid püüavad nüüd loo käiku muuta. Vendeko Tunikud on päevi kuulnud sündmuste versiooni, mis võib otsustada, kas ta pääseb vabaks või veedab see teismeline aastaid, kui mitte kogu oma elu, trellide taga. Kuid kaitse kohal ripub küsimus, mis on seda kohtuprotsessi saatnud juba algusest peale. Miks oli Carmelo Antoniolo tol päeval keskkooli kergejõustikuvõistlusel nuga kaasas? Pärast mitmepäevast prokuratuuri tunnistajate ütlusi kutsus kaitse oma esimeseks tunnistajaks Antonio kergejõustikutreeneri. Ja hetkest, mille tunnistaja pingile astus, kuulsid vandekohtunikud teistsugust kirjeldust sellest, mis juhtus vahetult enne surmaga lõppenud kokkupõrget. Olgu enne, kui sukeldume Carmelo Antonio loo poole, tahan ma täna taas kohtusaalis ühendust võtta Court TV Cody Thomasega. Cody, räägime sellest, kuidas osariik oma juhtumi lõpetas. Ja täna kutsusid nad tunnistaja, kes on omamoodi lüli Carmelo Antonio ja Austin Metcalfi vahel. Tari Austin Metcalfi meeskonnakaaslane tundis mingil määral Carmelo Antoniot. Tema nimi on Eddie. Miks oli tema tunnistus oluline? Nii et me oleme kuulnud selle Eddie tegelase nime Chris kogu selle aja jooksul, kui kõik õpilastest tunnistajad on tunnistusi andnud. Ta on ühine nimetaja. Paljud inimesed ütlesid, et Carmelo tundis Edit. Ta tuli kohale ja tervitas Edit, andis talle käepigistuse. Eddie oli Carmelo nüüdseks endise tüdruksõbra lapsepõlvesõbele. See ongi nende seos. Nüüd, tuginedes kogu sellele tunnistusele, mida üliõpilased prokuratuuri poole andsid, ütlesid nad kõik, et Eddie ja Carmelo nägid välja, nagu nad tunneksid teineteist. See oli ilmselge seos ja sellest rääkis ka kaitse oma avakõnedes. Muidugi mõned inimesed telgi all ütlesid, et nad ei teadnud, kes Carmelo on, aga nad vaatasid üle. Ta istus Eddie kõrval. Kõik viis tagasi selle kuti nimega Eddie juurde. Olgu. Nii et ma mõtlesin, kui ma seal viimased päevad istunud olen, et Eddie saab olema kaitsetunnistaja, sest kui ta on Carmelo hea sõber, siis ilmselgelt ta seisaks oma sõbra eest, ma ütleksin. Aga üks asi, mille peale ma mõtlesin enne, kui teda kutsuti, oli, kui ta tundis Carmelot, miks ta siis ei tõusnud püsti ja ei andnud kõigile teada, kui kogu see segadus algas, et hei, see on minu sõber, ta on siin koos minuga, tead küll, bla bla bla. Kõik on korras, aga mitte ükski õpilane ei maininud seda oma tunnistuses. Igatahes, Eddie läheb täna tunnistaja pingile. Nad kuulavad tema ütlusi. Ta on umbes 5 või 10 minutit rääkinud. Ja siis Eddie peaaegu ütlebki, et ta teadis, kes Carmelo on. Nad olid omavahel läbi. Aga ta ütles sõna selgelt, et ma ei ütleks, et me olime sõbrad. See oli lihtsalt keegi, keda ta teadis. Okei, tore. Nüüd liigume edasi kaitse ristküllituse juurde. Ja minu arvates oli see natuke võit kaitsele. Nad näitasid hulga pilte Edist ja Carmelost erinevatel koosviibimistel, kusjuures need toimusid Eddie kodus. Seal olid näiteks Carmelo endise tüdruksõbra ema 50. sünnipäevapeod. Viimeeles Eddie ja see tüdruk Valeria, nemad olid need, kes teineteist tundsid. Ja Carmelo oli, ütleme siis nii, 3. osapool. Nii et kui neil olid need perekondlikud üritused, siis Carmelo oli loomulikult kohal. Okei, nad näitasid mõningaid grupipilte, mis justkui kinnitasid seda. Ja siis siin on minu jaoks veel üks kaitsevõitena. Nad näitasid fotosid Carmelost ja Edist koos, teate küll, lihtsalt teismelistena lollitamas. Üks mängib kitarri, teine teeb kaamerale naljakaid nägusid. Nii et Eddie läheb sinna tunnistajapingile ja ütleb otsese ülekuulamise ajal. Jah, ma tunnen teda, aga ma ei ütleks, et ta on mu sõber. Aga siis kaitse hakkab vastu ja küsib, kuule, kui te pole sõbrad, miks teil siis on nii palju ühiseid pilte? Aga Eddie tänase tunnistuse tuum, Chris, oli see, et ta muutus tõesti emotsionaalseks, kui rääkis Austini surmast. Ta ütles, et Austin oli talle nagu vend. Ta ütles seda tunnistaja pingil. Ja kui ta kirjeldas kõike, mida ta sel päeval nägi, kui ta tagasi tuli ja nägi, et Austinil oli rindkeres auk, siis tal läks kohe hääl kinni ja hakkas silmapiltselt nutma. Nad pidid talle sinna ette taskurätiku viima. Ja täna olid galeriis mõned uued inimesed, Chris. Seel oli 5 noort poissi, ilmselt Austin Metcalfi endised meeskonnakaaslased või klassikaaslased. Ja kui nad seda kirjeldasid, hakkasid 3 neist 5 poisist ise nutma. Ja tead, need on suured jalgpallurite tüüpi kutid ja nemad nutsid ka, mis näitab, kui suur emotsionaalne kaal sellel kõigel endiselt on.
ja Carmelo istub seal ja võtab seda veike endasse. Ma vaatan teda tema laua taga koos oma kaitsjatega, kui see tunnistus käib, ka istub ikka stoiliselt. Ma ei tea, mis tema peas toimub. Ma olen kindel, et ta mõistab, kui tõsine olukord on. Aga tema kaitse, prokuratuur lõpetas täna. Nüüd on tema kaitsekord ja nad on seni kutsunud 3 tunnistajat, nende seas 2 õpilast, kellest 1 on ka Carmelo sõber. jah, ja nii prokuratuur kui ka kaitse on palju aega kulutanud selle selgitamisele, miks Carmelo Anthony üldse selle telgi all oli. Sest osariigi seisukohast on nad rõhutanud seda kergejõustiku telgikultuuri, kus reegel on, et sa ei lähe teise kooli telgi alla. Aga kui mängu tuleb see editegelane, siis kaitse üritab tõesti näidata, et Carmelo võidi kutsuda telgi alla. Sellepärast ta seal oligi. ma mõtlen, kui palju see kõik üldse loeb, sest ma mõtlen lihtsalt, et kui sa oled vandekohtunik, siis millal sa jõuad sellesse infomulli, mis tegelikult loeb, sellesse hetke, kui räägime sündmuste eskaleerumisest, selleni, kus Austin Metcalf, võib-olla see oli tugev tõuge, võib-olla pehme tõuge. See juhtubki. Ja siis reageerib Carmelo Anthony selle pussitamisega, mis lõpuks võtab Austin Metcalfi elu. Ja see viibki ühe tunnistajani, kes täna kohtus käis, ühe viimase osariigi tunnistajani, kohtuarstini, kes tegi Austin Metcalfi lahkamise. Ja enne kui me sellest räägime, tean ma, et sa oled istunud Austin Metcalfi perekonna lähedal ja ma tean, et on olnud kehakaamera salvestisi, on olnud hädaabikõnesid numbrile 911. Ma mõtlen, see, mida nad läbi elavad, on lihtsalt nii raske. Seda on raske ette kujutada. Mida sa enne selle tunnistaja kutsumist nägid? Nii et tead, õpilastest tunnistajad lõpetasid ja siis tuli selline teade. Nagu sa mainisid, kogu meedia, meie kõik istusime Austin Metcalfi perekonna taga. Kõik 9 meedia esindajad olid nende taga. Enne kui see kohtumeditsiini ekspert üles astub, tehakse teadaanne, et temast saab järgmine tunnistaja, mille peale prokuratuur pöördub ringi. Kui sa ei taha neid asju näha ega kuulda, soovitan sul kohtusaalist lahkuda, sest nüüd hakatakse rääkima vigastustest ja neid kirjeldama. Ja ma istusin seal mõeldes, et me hakkame neid vigastusi nägema, aga me ei näinud. Van de Cotonicod said sellest 4 pilti näha, aga meie, kes istusime saalis, neid ei näinud. Küll aga kirjeldati neid üksikasjalikult. Igatahes, prokuratuur teatab, et kohtumeditsiini ekspert tuleb sisse. Kui sa ei taha seda kuulda, siis mine välja. Austin Metcalfi ema tõuseb püsti ja lahkub kohe koos mõne teise pereliikme ja nende laagri inimestega. Tema isa, Jeff Metcalf, ütles alguses ei. Ta noogutas pead. Ma istusin otse tema taga. Ta ütles, et ei taha lahkuda. Ja siis prokurör teeb mingi näo ja ütleb lihtsalt, ma soovitan teil lahkuda. Tead, ma kuulsin, et see oli nagu sosin. See polnud mingi teadaanne. See oli rohkem otse temale suunatud, mille peale Jeff Metcalf lõpuks tõusis ja lahkus. Ja tead, me kuulsime sellest 2 tollilaiust haavast. Ta kirjendas haava laiutamist ja ta selgitas erinevust laiutava haava ning pilulaadse torkehaava vahel. Ja kus laiutav haav on rohkem selline, nagu oleks lahti lõigatud, tead. Mitte, et ma tahaksin tundetu olla, aga just nii ta seda kohtus kirjendas. Ja et see oli 2 tolli sügavune haav, mis tabas Austin Metcalfi rinnaku kõhre ja tungis tegelikult läbi ühe tema südame vatsakese. Nii et teda torgati sõna otseses mõttes südamesse, mis on tõenäoliselt põhjus, miks elustamine ja elupäästmismõtted ei toiminud, sest ükskõik kui palju süda ka ei pumpaks, veri lekkis ikka haava kaudu välja. See näitas tõesti haava tõsidust. Ja vandekohus sai taas näha 4 fotot. 2 neist kujutasid Austin Metcalfi lahkamislaual ja 2 olid südamest, mis oli kehast eemaldatud. Seda kirjeldas kohtuarst. Seda nad nägidki. Muidugi, ma kujutan ette, et perekond ei tahtnud seda kuulda. Nii et ema, isa ja mõned teised inimesed, ma ei tea, kes nad olid, võib-olla tädid ja onud, võib-olla lihtsalt Metcalfi perekonna sõbrad ja toetajad. Nad kõik tõusid püsti ja lahkusid. Umbes 7 või 8 inimest. Ja ma mõtlen ka sellele. Ma tean esmareageerijatelt, kes seal olid, inimestelt, kes suhtlesid Carmelo Anthonyga kohe pärast seda kõike, et tundus, nagu ta ei arvanud, et juhtunu viib Austin Metcalfi surmani. Aga siis kuuled sa kohtuarstist, kes minu arvates ütles otse välja midagi sellist, et tal polnud mingit võimalust ellu jääda. Isegi kui ta oleks olnud operatsiooni laual, poleks kirurg võib-olla suutnud teda päästa. Haav oli nii tõsine. See oligi tõesti nii hull. Ja need olid täpselt need sõnad, mida ta ütles. Ja siis üks sõna, mis mulle meelde jäi, oli Chris, mille ta ütles, kui ta hakkas kirjeldama 5 surmapõhjust ja liigitas selle juhtumi tapmiseks. Ja kui ta selgitas žüriile tapmist, ütles ta, et see on tahtlik, teadlikult teise inimese poolt põhjustatud surm. Aga selle kõige juures oli minu jaoks võtmesõnas Chris ja ma arvasin, et prokuratuur rõhutab seda rohkem. Sõna tahtlik. See ei olnud juhuslik. See ei olnud nii ega naa. Ta ütles, et see on tahtlik kahju tekitamine, mis viib teise inimese surmani. Ma arvasin, et see oli väga mõjuv asi, mida ta kohtus ütles.
ja sa mõtled ka, et selline lause, ainult see üks rida. Ja ma tean ka mõningaid neist üliõpilastest, kes on väga otsekoheselt öelnud, et nad ei usu, et see oli enesekaitse. Me räägime siin kohe ka kaitsest ja vaatame seda Carmelo Anthony vaatenurgast, mida nad üritavad öelda. Aga sa lihtsalt mõtled, et viimaste päevade jooksul, kui nii paljud inimesed on vandekohtule seda nii otsekoheselt öelnud, mis mõju sellel võib olla. Nüüd lõpetab süüdistus oma esitluse. Enne kui me jõuame kaitse juurde, tean, et kaitse esitas kiire taotluse kohe pärast seda, kui süüdistus lõpetas oma esitluse. Milles see seisnes? Jah, kaitse esitas kohe taotluse õigeks mõistva otsuse tegemiseks. Lihtsas keeles tähendab see sisuliselt seda, et kaitse ütleb kohtunikule, kuule, ma ei usu, et süüdistus suutis oma seisukohta mõistliku kahtluseta tõestada. Ja kui see oleks rahuldatud, ütleks kohtunik umbes nii. Tead mis, sul on õigus. Ja annaks sisuliselt selle otsuse kostja kasuks, mille tulemusel mõistetaks ta õigeks ja kostja pääseks vabaks. Aga taotlus lükati peaaegu kohe tagasi. Prokurör ütles paar sõna, võib-olla 10 sekundit, ja siis vaatas kohtunik kaitse poole, härra Mike Howard, ning ütles, jah, teie taotlus lükatakse tagasi. Nii et nad proovisid suunatud otsust enne, kui nad oma juhtumit alustasid. Siis tegime pausi ja tulime tagasi, et kaitse saaks tegelikult oma juhtumiga alustada. Nüüd, kui jõuti kaitsejuhtumini, kutsuti esimeseks tunnistajaks Carmelo Anthony treener ja me kuulsime Austin Metcalfi treenerit süüdistuse poolelt. Mida tema ütles? Ta rääkis sellest, et nad alustasid selle süüdistatava inimlikustamisega, sest ärgem unustagem, meil on siin ohver, aga ka selle poisi vabadus on kaalul. Ta väidab, et see oli enesekaitse ja ütleb, et ta kartis oma elu pärast, mis oleks õigustatud, kui see nii oli. Nii et see treener astub üles ja räägib, kuidas Carmelo oli sportlane, kes mängis jalgpalli meeskonnas ja nad esitasid tõendi, mida nad nimetavad kapteni auhinnaks tema koolis, kus näete Carmelo nime graveerituna kaptenina 2024 aasta sügisesel vanemaklassi hooajal. Ja nad tõid ka välja, et selle valivad õpilased ise, püüdes näidata, et Carmelo Anthony on usaldusväärne mees. Ta on omamoodi liider. Ta näeb oma klassikaaslaste ja meeskonnakaaslaste jaoks välja nagu liider. Nad rääkisid sellest veidi. Ja siis jõudsid nad selle juurde, mida me oleme kuulnud kui telgikultuur. See ongi olnud suuresti see, millest siin juttu on olnud. See väljend on kohtusaalis ringelnud, rääkides sellest, et iga telk on nagu iga meeskonna riietusruum. Seega ei tohiks inimesed telkide all niisama hängida. See treener ütles aga, et ta saab sellest aru, kuid samas on see iga treeneri enda otsustada. Samas oli meil Memoriali keskkooli treener, kes oli prokuratuuri esimene või teine tunnistaja, rääkides sellest, kui range ta on ja kuidas ta oma reegleid jõuliselt järgib. Ja me lasime mitmel õpilasest tunnistajal rääkida, kui range on treener Robert Starr. See on Memoriali keskkooli treener. See on kohtusaalis isegi mõningaid naerupahvakuid tekitanud, kui nad räägivad, kui range ta oli. Aga see treener, kes täna siin oli, ütles, et oli aegu, kus teiste koolide sportlased tulid tema telgi alla, kui ta seal oli, ja küsisid, kas nad võivad seal olla. Ja ma olin nagu, jah, võtame rahulikult ja vaatame 200 meetri jooksu. Aga millele prokuratuur selle käigus rõhutas, kui nad ristküsitlusele jõudsid, oli see, et ta täpsustas, et sa olid seal treenerina, järelevalvet teostava isikuna. Erinevalt sellest, kui teismelised istant vabalt ringi jooksevad, sest see treener täpsustas ka, et neile meeldib, kui telkide juures on alati treener, kes teismelistel silma peal hoiab. Mitte, et keegi kuritegudele mõtleks. Poisid, tüdrukud, palju hormoone. Sa tahad, et kõik oleks kontrolli all, kui seal on kamp teismelisi. Nii et alguses oli kõik Carmelo suhtes positiivne, mis on muidugi tema poole toetuseks. Aga kui jõuti ristküsituseni, siis tundus, et prokuratuur oli valmis kõige jaoks, mida see treener ütles. Ja püüdis vaidlustada kõike, mida öeldi. Jah, ja mulle tundub, et üks küsimus, mille juurde me iga päev selle teema puhul tagasi tuleme, on see, miks on Carmelo Anthonyl kergejõustikuvõistlusel nuga? Ja mulle tundub, et siiani pole sellele veel vastust saadud, aga eks näis. Ma mõtlen, nad alles hakkavad oma juhtumit esitama. Aga isegi mõnede ristküsitluste ajal tundub, et prokuratuur keskendub sellele jätkuvalt, küsides kas Carmelo Anthony treenerilt või meeskonnakaaslaselt selle kohta, miks tal oli kergejõustikuvõistlusel nuga. Jah, Chris, sest see küsimus ongi kõige olulisem ja sellele pole vastust saadud. Ja tead, isegi tänaste 3 tunnistajaga, teine tunnistaja oli õpilane ja Carmelo väga hea sõber. Ja tead, alguses tundus, et kaitse on hoogu saamas. Ma mõtlesin, et nüüd hakkab kaitse tagasi tulema. See õpilane rääkis sellest, kuidas erinevatel kergejõustikuvõistlustel minnakse telkid alla. Ta istub kogu aeg telkid all. Ta täpsustas isegi, et istus mitu minutit Carmelo kõrval Memoriali telgi all, sest neil oli ühine sõber, kes oli kergejõustikumeeskonnas.
ma mõtlesin, et nüüd tuleb mingi vastupanu. Siin on nüüd natuke selgust selle telgikultuuri kohta. Kõik sujub kaitse jaoks hästi ja siis tuleb prokuratuur tagasi ning esitab 4-5 küsimust. Üks neist küsimustest oli: kas te eeldasite, et kergejõustikuvõistlusel on nuga? Ei, härra. Kas ma peaksin kartma kergejõustikuvõistlust? Ei, härra. Kas te ootasite, et midagi sellist võiks juhtuda? Ei, härra. Kõik need erinevad küsimused puudutasid noa teemat, mis tavalisele inimesele tundub ju iseenesestmõistetav. Kooli territooriumile ei tohi relva tuua, olenemata sellest, kas see on seaduslik või mitte. Inimesed võivad küll seaduslikult relva kanda, aga koolis ei tohi seda teha. Saad aru, mida ma mõtlen? Iga kord, kui kaitse üritas asja käima lükata, läks prokuratuur alati samasse kohta tagasi. Prokurör esitas 4 küsimust ja nendele küsimustele antud vastused olid alati prokuratuuri kasuks, mitte kaitse kasuks. ja ma mõtlen ka selle peale, sest ma tean, et täna üks süüdistuse tunnistajatest mainis, et tema arvates üritas Austin Carmelo Antoniot hirmutada. Lõpuks jõuab asi sinnani, et mingil põhjusel on ta selles telgis. Austin Metcalfi kergejõustikumeeskonna liikmed, Austin Metcalf ise, tema kaksikvend, nad lihtsalt ei taha, et Carmelo Antoni seal oleks. Ja siis nad satuvad sellisesse vastastikusesse vastasseisu, võib-olla vahetatakse roppe sõnu. Ma tean, et üks õpilane mainis mingit sõnavahetust, mis oli seotud jalgpalliga ja mis võis olukorda veelgi pingestada. Aga ikkagi jääb õhku küsimus, kas Carmelo Anthony oli tõesti olukorras, kus ta pidi end nii palju kaitsma, et võttis seljakotist noa ja lõi Austin McCaffrey't rinda. Ja tundub, et me jõuame kogu aeg sellesse punkti ja sa justkui ootad, et kuuleksid ka teist poolt loost. Just, seda ootavad kõik siin ruumis. Seda ootan ka mina, Chris. Ma tahan kuulda loo teist poolt, sest kõik, mida seni oleme kuulnud, kõigilt õpilastelt, kõigilt sündmuskohal olnud pealtnägijatelt. Ma ei räägi treeneritest, kes võisid olla laiali üle staadioni. Me räägime õpilastest, kes olid vaid mõne sammu kaugusel, sama telgi all, iga viimane neist. Ja las ma ütlen ka seda, Chris. Ma tean, et sellel on suur rassiline aspekt. Mitmed mustanahalised ja hispaanlastest õpilased, tõenäoliselt enamik neist õpilastest on olnud mustanahalised või hispaanlased, on rääkinud nendest erinevatest asjadest, rääkinud oma kiindumusest Metcalfi perekonna vastu ja muust sellisest. Aga kõik need õpilased ütlevad, et nad ei oodanudki, et midagi juhtub. Nad arvasid, et see on lihtsalt suusoojaks räägitud jutt poisid omavahel, lihtsalt natuke sõnavahetust. Ja kõik, mida sa varem nägid, võis olla mõni roppus. Mõned ütlevad, et nad ei mäleta roppusi. Mõned ütlevad, mäletavad, aga keegi neist ei öelnud, et nad tundsid, et midagi sellist võiks juhtuda. Üks teist isegi ütles, et kui Austin neid lükkas, siis nad arvasid, et võib-olla lükatakse vastu ja sellega asi piirdubki. Aga kõik ütlesid, et kõik juhtus nii kiiresti. Ja siis nad ei saanudki aru, mis juhtus, enne kui Austin tõmbas särgi üles ja nad nägid auku tema rinnus. Nii et sinu mõtte juurde tulles, Chris, ma ootan, et kuulan kaitset, kas võib-olla Carmelo Anthony astub tunnistajapingile ja räägib oma enda hirmudest, mida ma väga tahaksin kuulda. Tead, ma tahaksin kuulda mõlemaid pooli. Nii saamegi õiglase kohtuprotsessi. Aga praegu, hetkeseisuga, ei ole me tegelikult kuulnud midagi, mis õigustaks surmava jõu kasutamist enesekaitseks. Tegelikult ütles üks õpilastest täna. Tead, selle küsimuse, mida prokuratuur on lõpus küsinud, kas sa arvad, et see oli enesekaitse? Tead, paljud õpilased lihtsalt ütlevad ei, härra. Üks ütles ei, see oli surmav jõud võrreldes mitte surmava jõuga, mis on õigene tähelepanek. Jah, ja jällegi, need on sellised asjad, et kui sa oled vandekohtunik ja kuuled seda, siis kuidas sa sellele kaitse seisukohast vastu vaidled? Ja ma mõtlen, kas Carmelo Anthony astub tunnistajapingile ja võib-olla oleme sellest, kas see üldse võimalik on, veel üsna kaugel. Aga ma arvan, et iga tunnistaja, kes siiani on kohal olnud ja seda näinud, sest ta oli vastasmeeskonna telgis, need on Austin Metcalfi sõbrad, kes annavad tunnistusi. See on kindlasti ebasoodne olukord lihtsalt ausalt öeldes Carmelo Antoni jaoks, kui ta räägib oma loo poole. Ja ta võib olla ainus, kes suudab kaitse poolelt oma loo ära rääkida. Enne kui jõuame tänase viimase tunnistajani, kellel minu arvates oli asjadele huvitav vaatenurk, mida sa täna vandekohtult nägid? Sest ma tean, et eile ja üleeile olid mõned väga emotsionaalsed hetked. Oli näha, et vandekohus muutus emotsionaalseks. Jah, täna polnud nii emotsionaalne, Chris. Nad olid pigem keskendunud kui midagi muud, eriti neid hetkedel, kui nad nägid neid lahkamisfotosid. Ja tead, Austin McCaskilli süda oli sõna otseses mõttes tema kehast väljas. Ma otsisin mingit tugevat reaktsiooni, aga nad kõik lihtsalt istusid seal, vaatasid ja noogutasid. Nad liiguvad edasi-tagasi. Nad kõnnivad üles-alla tead vandekohtu ees, näitavad neile neid fotosid, seletavad, mida nad näevad ja lähevad kõikidesse meditsiinilistesse terminitesse ja kõige sellesse, mis ma olen kindel, et mõned neist võib-olla mõistavad, aga enamik neist ilmselt lihtsalt vaatab neid pilte. Aga täna olid nad väga keskendunud, kuulasid tõesti, mida kohtus räägiti. Mõnikord nägin, kuidas nende pilgud rändasid süüdistuse laua poole. Nad vaatasid teisele poole, Carmelo Anthony poole, võib-olla otsides, kuidas ta nendele asjadele reageerib, aga täna ei olnud sellelt vandekohtult mingit erilist emotsiooni näha.
noh, ja ma tean ka Austin McCaskilli perekonnast, nagu me oleme rääkinud. Näiteks tema isa paneb vahel käed või pea käte vahele ja sa saad sellest emotsioonist aru. Carmelo Anthony toetajate kohta ma ei tea, millised pereliikmed on tal kohtus tema selja taga, millised on nende emotsioonid, kui see kõik toimub. See on lihtsalt range stoitsism, Chris. Ei mingit nutmist. Seal olen ma näinud mõningaid mehi, kelle käed on ümber nende naiste või tüdruksõprade või võib-olla isegi tütarde, keda ma eeldan olevat nende omad. Seal on neid koos võib-olla 15–20 inimest. Carmelo poolel, sama palju ka siin Austin Metcalfi poolel, aga nad lihtsalt istuvad seal ilma tõeliste pisarateta. Keegi ei pühi tegelikult pisaraid, vaid lihtsalt kuulab ja võtab kõike vastu. Ainuke sõna, millega seda kirjeldada, on stoiline. Nüüd, mis puudutab seda viimast tunnistajat, siis me ei ütle tema nime, sest ta on 17-aastane. Ta on Memorial High Schooli õpilane, mis on Austin Metcalfi kool. Ja kui vaadata tänase päeva märkmeid, siis kui kaitse teda küsitles, ta oli kaitsetunnistaja. See on siis keegi, kes tundis Austin Metcalfi, oli meeskonnas ja kaitse kutsus ta tunnistajaks. Mul oli tunne, et tal oli natuke teistsugune vaatenurk toimunule võrreldes mõne teise selle keskkooli õpilasega, kes on tunnistusi andnud. Jah, Chris, ja huvitav oli see, et enne kui ta tunnistaja pingile läks või tegelikult kohe, kui ta sinna läks, ütles kaitseadvokaat, et nad ei olnud varem rääkinud. Ta ütles, jah, härra, me ei ole varem rääkinud, see oli lihtsalt 2 minutit praegu koridoris. Ma arvasin, et see oli huvitav, sest kui sa üritad mingit eelist saada või paremat positsiooni saavutada, siis miks sa tooksid tunnistaja, kellega sa ei ole tunnistaja ettevalmistust teinud? Aga igatahes nad hakkasid rääkima, nad käisid sündmused läbi. Neil kulus umbes 20–30 minutit, et kõik eelnevad sündmused ja kogu olukord läbi käia ning rääkida, mida see poiss nägi. Ja me kuulsime seda täna esimest korda. Ta ütles, tead Carmelo, tead küll, kogu see asi käega kotis ja puuduta mind ja vaata, mis juhtub. Ta ütles, et Austin Metcalf koputas Carmelole ülale nagu tüütult. Umbes, et jah, puuduta mind ja vaata, mis juhtub. Ja siis ütled ta midagi, mida me pole veel kuulnud. Ta ütles, et Carmelo ütles, olgu, löö mind ja vaata, mis juhtub. Või viruta mulle ja vaata, mis juhtub. Mida me pole seni üheltki õpilased kuulnud. Ma lihtsalt mõtlen, miks see alles nüüd siin välja öeldi. Meil on olnud üle 10 õpilasest tunnistaja ja see öeldi alles nüüd selle tunnistaja ajal. Ja siis, kui ta tunnistas, oli ta mõningate asjadega, mida kaitseadvokaat välja pakkus, justkui eriarvamusel. Loomulikult esitas advokaat küsimusi, mis sobitsid kaitsenarratiiviga enesekaitse väite osas. Ja üks nende narratiividest, mida nad välja pakuvad, on see, et need Metcalfi poisid olid suured poisid, umbes 6'1", 6'2", linebackerid, üle 200 naela ja nad hakkasid jälle rääkima suuruse võrdlusest, laskudes uuesti sellesse teemasse. Ja nad rääkisid Austinist. Austin oli 6'1", kaalus 213 naela vastavalt kohtuarstile. Ja tema vend Hunter, kaitse, ütleb, et Hunter oli umbes sama suur, püüdes neid näidata nagu suured kiusajad ja nii edasi. See on see narratiiv, mida nad ajavad. Ja kui kaitseadvokaat seda küsib, näen ma, kuidas Jeff Metcalf, isa, lihtsalt raputab pead. Raputab pead, nagu öeldes, et need poisid ei ole sama kasvu. Ja noormees tunnistaja pingil ütles, et tema nii ei ütleks. Ja ta ütles tegelikult, et Austin oli märkimisväärselt suurem kui Hunter, mis on väga huvitav. Sest ma mõtlen, sa ajad mingit narratiivi ja siis on sul tunnistaja, kes peaks sinu narratiivi toetama, aga ta lükkab ümber seda, mida sa ütled. Ma ei tea, kuidas see žüriies välja näeb. Ma kujutan ette, et see on üsna kahjulik. Võib-olla mitte väga kahjulik, aga kindlasti ei saa see olla positiivne. Jah, ja ma nägin, et see oli üks märkustest, mille sa sinna panid. Midagi sellist, et sul on nagu Hunter, kes on ilmselt nagu, ja see on enne, kui see juhtub. Hunter räägib ilmselt Carmelo Anthonyga. Austini toon oli mõõdukas ja ma arvan, et see õpilane nagu ei mäleta, et ta oleks seda detektiivile öelnud, aga tol hetkel meenutas ta midagi sellist, et Austin ütles umbes nii, sa parem liigu eest ära, enne kui ma su... Ja siis kasutas ta sõna, mida me siin öelda ei saa, mis tähendab tagumikku. See on nagu teistsugune. See erineb sellest, mida me kuulsime mõnelt teiselt õpilaselt, kui rääkida olukorrast, milles Carmelo oli. See on kindlasti erineb sellest, mida oleme kuulnud mõnelt osariigi tunnistajalt, kes varem sel nädalal rääkisid. Jah, ja tead, see on kaitsele võit, kui vandekohus selle omaks võtab, sest see näitab, et Austin Metcalf oli siin samamoodi agressor. Sest siiani, tead, kõigi süüdistuse tunnistajate kaudu on kõik ühel meelel, et Carmelo oli agressor. Carmelo oli algataja, võib-olla on see parem sõna. Samal ajal või Austin oli lihtsalt frustreeritud. Aga nüüd kuuleme, et Austin võis Carmelole vastu ropendada, võib-olla üksteist provotseerida, tead, mitte et see oleks olnud ainult ühepoolne asi. Pole vahet, kas Carmelo oli juhuslikult sen telgi all või mitte, ma mõtlen. Me räägime ikkagi nende 2 noormehe vahelisest provokatsioonist ja see on siin oluline. Millised on selle kohta faktid ja tõde?
kui sa vaatad prokuratuuri ristküsitlust, siis tundus, et nad olid selle tunnistaja jaoks peaaegu ette valmistunud. Ja mida nad kavatsesid öelda? Sest seal oli nagu üks lause ja ma lihtsalt toon selle siin näiteks välja. Midagi sellist, et ta ei olnud valmis, tead, selle tõuke peale, mille Austin Metcalf andis Carmelo Anthonyle, ta ei olnud valmis. ta ootas vastutõuget, midagi sellist. Ta ei oodanud, et Carmelo Anthony tõmbab noa välja ja kasutab sellist jõudu. Tundub lihtsalt, et prokuratuur on mõnes neist juhtumitest valmis selleks, et võib tulla mõni kahjustav tunnistus, nagu see, millest see tudeng rääkis. Täpselt, ja see ongi see, millele ma varem viitasin, Chris. Kui kaitse tõi selle tunnistaja välja, siis ta selgitas kohtule, et ta polnud varem rääkinud. Aga siis, kui prokuratuur ütleb, et jah, me rääkisime rohkem kui 2 minutit ja ma mõtlesin, miks prokuratuur räägib kauem kaitse tunnistajaga. Aga nad liikusid seda rada pidi ja tundus, et laps oli otse küsimuste all, mitte ristküsitlusel. Kui nad tulid prokuratuuriga rääkima, sest prokurör tuli alla. Umbes samad küsimused, mida ta oli küsinud nende õpilastest tunnistajatelt, kui nad tunnistaja pinki läksid, lihtsalt olukorra kirjeldamiseks. Ja taas selle koha juurde, mille sa just välja tõid, ta lihtsalt ootas seda tõuget vastu ega olnud eriti mures. Ta lihtsalt järgis võistlusi ja kõike toimuvat. Ei oodanud, et keegi nuga välja tõmbab, ega olnud olukorra pärast isegi mures või hirmul. Tead, tal polnud isegi tunnet, et mingi kaklus võiks juhtuda. Ja ta lõpetas ka sellega, et tead, ta ei näinud, et Austin Metcalf oleks tahtnud kakelda. Ta ütles selgelt oma viimases vastuses prokuratuuri ristküsitluse ajal, et tema arvates oli Carmelo süüdi. Ja nii see päev lõppeski. See oli vahetult enne istungi lõppu ja pausi siin ja praegu. Nii et neil õnnestus siin mõned võidud saada, Chris, mõned väikesed võidud kaitse poolelt. Mulle oleks meeldinud kuulda rohkem vastuväiteid kaitse poolt. Et see jätaks mulje, et toimuvast anti õiglane hinnang. Aga tänaste tunnistajate põhjal, ja muidugi on veel väga vara, me ei tea, milline järgmine nädal välja näeb. Homme pühapäeval on neil vaba päev. Me ei tea, kas Carmelo astub tunnistaja pingile. Me ei tea, kas tuleb tugevamaid tunnistajaid. Aga tänaste tunnistajate põhjal tundub, et nad alustasid nõrgemalt, kui oodati. Jah, ja kui mõelda ka vandekohtunike peale ning nende emotsioonide peale, mida sa mainisid, et nägid mõne vandekohtuniku juures prokuratuuri poole esituse ajal, siis kindlasti avaldab see varakult mõju. Pole kahtlustki, et see on igas mõttes tragöödia. Näeme, mis järgmisel nädalal juhtub, kui kaitse hakkab oma juhtumit esitama, kuna Carmelo Anthoniot süüdistatakse esimese astme mõrvas. Näeme, mis edasi saab. Cody Toomas, suurepärane töö nagu alati. Court TV on meie jaoks kohtusaalis ja kajastab seda väga tähelepanuväärset kohtuprotsessi. Aitäh, et siin oled. Aitäh, et mind kutsusid, Chris, nagu alati. Mul on hea meel siin olla. Sellega lõpetame On the Case'i, mida esitleb Law and Crime. Jälgige meid YouTube'is ja Spotify's. Samuti oleme nüüd voogedastusel Peacockis. Mina olen Chris Stewart. Kohtume järgmisel korral.